Tere päevast! Mina olen Jaanika Merilo ja tere tulemast minu Ukraina ja Venemaa YouTube'i. Kui te ei ole veel vajutanud nuppu subscribe, siis palun vajutage, sest laupäeviti ilmuvad uued videod ja siis te olete alati kursis uutega. Ja samuti oleksin väga tänulik, kui vajutaksite nuppu like, sest just nii kuulevad ka teised inimesed sellest kanalist ja alati võite ära võtta, kui teile ei meeldi. Täna räägime loomulikult laupäeva õhtustest läbirääkimistest president Donald Trumpi ja president Zelenski vahel, mis ei läinud absoluutselt nii nagu plaanitud. Ja räägime ka üldiselt Ukraina edasistest sammudest või võimalustest ja samuti USA poliitikast ja mida kõik see laupäeva õhtune võib endaga kaasa tuua. Alustame sellest, et tegelikult Ukraina president Volodõmõr Zelenski lendas USAsse tõesti allkirjastama isegi mitte lepingut, aga memorandumit, mis oleks puudutanud Ukraina nii maavarasid, haruldasi maavarasid kui ka naftat ja gaasi ning sellest saadavaid tulusid. Oli plaanis alla kirjutada kokkuleppe, mis oli selline väga raamkokkuleppe, kus ei olnud täpseid summasid, täpseid tähtaegasid, täpseid vastutajaid, mis oleks öelnud, et Ukraina ja Ameerika investeerivad ühiselt uutesse siis nafta gaasi puurimistesse, erinevatesse uutesse haruldaste maavarade leiukohtadesse ja nende nii kaevandusse kui ka transporti ja 50% saadud tuludest läheb ühisesse fondi, mida Ameerika ja Ukraina siis ühiselt haldavad ja millest saadud tulu hakkavad investeerima Ukraina toetuseks. Ja mille varasid hakatakse investeerima siis kas Ukraina julgeoleku toetuseks või siis ülesehitamiseks. Kuigi mingid lubadusi ei olnud antud ja see oli täiesti selline üldine memorandum, millele pidid järgnema järgmised konkreetsed kokkulepped. Ukrainal oli tegelikult seda lepingut vaja. Ja oli vaja isegi vaatamata sellele, et antud leping või kokkuleppe ei sätestanud mingid julgeoleku garantiisid. Seal tõesti oli mainitud ainult see, et Ukraina saab ja võib saada Euroopa Liidu osaks, kui nii otsustatakse, ehk siis ei olnud välistatud seda. Aga teiselt poolt olid USA poolsed julgeoleku garantiid, vaid sõnades, et USA toetab Ukrainat julgeoleku garantiide saamisel ja eeldatavasti siis Euroopa poolt saamisel. Trump ise küll ütles, et kui USA investeeringud on Ukrainas, siis vaevalt, et nad võivad sattuda ohtu. Täpsustamata küll, et kuidas siis hakatakse kaitsma neid investeeringuid. Tegelikult tasub meenutada, et USA investeeringud on kogu aeg olnud Ukrainas, on olnud ka aastal 2014, on olnud ka aastal 2022, on ka aastal 2024. Suured USA korporatsioonid töötavad Ukrainas, aga ilmselt siis pidas Trump silmas seda, et temaga seotud korporatsioonid veel ei tööta Ukrainas. Tegelikult hakkas kõik valesti minema juba üsna algusest peale, kui president Zelenski maandus USAs ja pidid olema alguses kuluaarides läbirääkimised Ukraina ja Ameerika diplomaatide vahel, seda ei toimunud, see jäeti ära. Ja tegelikult hakkas selline kiuslikkus juba algusest peale, kui president Zelenski tuli Valgesse majja, alates sellistest Trumpi kommentaaridest, et kus siis on ülikond, meenutab kusjuures seda Churchilli pilti 1942, kui tuleb välja Valgest majast ja samamoodi militaarriietuses või mitte ülikonnas. Ja oli selge tegelikult, et ka J.D. Vance'i kohalolekuga oli väga äärmiselt selline ründav positsioon Ukraina suhtes, tuues esile kõik võimalikud poliitilised käigud ja vead, mis Ukraina võis olla teinud, kaasa arvatud Bideni ajal sõjaväebaaside külastamine. Kõik oli veel enam-vähem minemas normaalselt, kuni tuli väga isiklik emotsionaalne konflikt, mis õigemini eskaleerus sellega, et Donald Trump ütles, et teil ei ole tugevat positsiooni, te ei saa läbi rääkida ja teil ei ole tugevaid kaarte, mille peale Zelenski vastas, et ma ei tulnud siia kaarte mängima. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right? Ja edasi tegelikult ainult kõik eskaleerus. Kas oli plaanis maavarade lepingut alla kirjutada, on praegu raske öelda, sest tegelikult kogu see meelestatus oli äärmiselt vaenulik. Mis on aga selge on see, et sellest kaotavad nii USA kui ka Ukraina.
Ukraina kaotab eelkõige sellepärast, et ühelt poolt on Trumpi tonaalsus või toon olnud väga selline reaalselt Putini narratiive toetav, kuskilt lambist numbreid võtta, nagu see, et Zelenskil on 4% toetust, kuigi tegelikult Zelenskil on ligi 60% toetust, nagu see, et Ukraina võlgu 350 miljardit või 500 miljardit, mis on absoluutselt suvaline välja mõeldud number. Numbritega on tõestatav 100 miljardit, 114 miljardit vastavalt Kiel Support Trackerile, võib-olla 170 miljardit kui dollarites ja kui võtta kongressi aruannet. Aga kindlasti kuskilt ei ole näha toetust 350 miljardit, tundub, et Donald Trump lihtsalt kasutab sellist kommunikatsiooni võtet, et mida rohkem sa seda kordad, seda vähem lõpuks viitsitakse siin nagu vaielda ja jääb kajama see number. Ja on täiesti kurb vaadata, kuidas ka minu sotsiaalmeedia, LinkedIni ja muudest kommentaaridest on näha, et see number on tõesti kajama jäänud Trumpi toetajate seas. Küll aga oli vaja seda lepingut mitte ainult selleks, et ühiselt investeerida, vaid pigem sümboolselt. Ja sümboolselt selleks, et just nimelt neid narratiive vähendada, vene kõlaga narratiive, kui ka teiselt poolt, et teha järgmiseid samme. Ja järgmiseid samme selleks, et esiteks alla kirjutada Rahvusvahelise Valuutafondi lepingule, mida Ukrainal on tõesti vaja ja mis on praegu osaliselt ka USA allkirja taga, kuna Rahvusvahelise Valuutafondi garantii tuleb ka USA-lt, G7 riikidelt, kaasa arvatud USA-lt. Teiseks on tegelikult USA-ga seotud paljud sellised tegevused, mida võib-olla nii suurelt ei ole näha nagu relvaabi, aga mis on tõesti ka väga oluline. Mis on näiteks luureinfo jagamine, mis on küberrünnakutele vastu seismine ja küberturbe tõstmine ja kaitse, mis on erinevate vägede treenimine. Et tegelikult on USA-ga seotud väga palju kõike, kaasa arvatud loomulikult USAID, mis toetab Ukraina nii toetas eelarvet, kus maksti palkasid haridustöötajatele, arstidele, millest tehti korda infrastruktuuri, haiglaid, koole, energeetikataristut ja kõik need projektid ja programmid on praegu pandud pausile või õigemini stopile võib nüüd vist juba öelda. Ja tegelikult seda lepingut oli ka vaja selliseks suureks raamistikuks, mis looks pinnase edasisteks läbirääkimisteks. Aga minu meelest kaotas ka Trump. Sellepärast, et Trump tegelikult ju alguses levitas seda narratiivi, et Zelenskil tuleb lepingut alla kirjutama ja muidugi võib mängida sellist mängu, et ta ei pidanud lugu Ameerikast ja mina kaitsen ja seisan Ameerika huvide eest ja see kajab vastu ka osade vabariiklaste diplomaatide või senaatorite suust. Aga samal ajal oleks kindlasti olnud võidukam see, et leping kirjutati alla ja oleks kirjutatud alla. Sest ka Trump ise reklaamis seda lepingu alla kirjutamist. See ei ole välistatud muidugi, et edaspidi seda lepingut ei võiks alla kirjutada, aga praegu on küll emotsioonid väga kuumad ja Valge Maja on juba öelnud ka Valge Maja pressiesindaja näol, et hetkel uut rahastust Ukrainale ei anta, ehk siis see vana klišee väljend, et tühja tšekke välja ei kirjutata. Kuigi tühjadest tšekkidest ei ole kunagi muidugi keegi rääkinudki. Vaatame, kuidas see järgmised päevad areneb. Praegu on tõesti olukord võib-olla kõige teravam, kui ta üldse kunagi on olnud. Aga huvitav on see, et paralleelselt tegelikult ei ole see seotud mitte ainult Ukrainast kaugenemisega, vaid ka ikkagi Venemaale lähenemisega. Et näiteks praegu viimase käskirjaga lõpetati küberoperatsioonid Venemaa vastu ja on ka nii-öelda defineeritud, et Venemaa ei pruugi enam olla vaenlane küberruumis ja küberturvalisuse küsimustes, kuigi tegelikult maailma kõige rünnatum maa, sealjuures nii Vene, Hiina kui muude häkkerite poolt on olnud just nimelt USA viimased aastad ja alles teisel kohal on olnud Ukraina. Ja alles oktoobris tegelikult olid suuremad ja laiamahulised Vene häkkerite rünnakud USA valitsusasutuste vastu ja see on pidev, et Vene välisluure poolt toetatud rühmitused ründavad nii kriitilist infrastruktuuri kui ka valitsusasutusi, kui ka Ukrainat toetavaid riike ja asutusi. Ja
sellised sammud, kus lõpetatakse pidevalt nende ametiasutuste töö, mis uurivad Venemaa kuritegusid või Venemaa sabotaaže või Venemaa rünnakuid. See tundub tegelikult olevat selline laiem ja pikaajalisem tendents, mitte üksikud korrad. Ja see panebki tegelikult küsima, et kas üldse tegelikult oli plaanis seda memorandumit USA poolt allkirjastada või oli see tõesti selline järgmine võimalus Valgele Majale, et olla selline tagakiusa või bulli ja teha seda avalikult, et kindlasti saadab see kõik tegelikult signaali nii Euroopale kui ka teistele, kes peavad ennast USA liitlasteks, et sa võid ju liitlaseks pidada, aga tasub arvestada ainult endaga. Mida ka arvavad sellest kõigest ameeriklased? Ameeriklased tegelikult ei toeta Trumpi ja tema seisukohtasid just nimelt Ukraina ja Venemaa suhtes. Et kuigi Trumpi toetab praegu küsitluste järgi YouGovi ja Economisti küsitluste järgi umbes täpselt pooled ameeriklased ja tema kurssi, siis on väga-väga erinevad on seisukohad sõja suhtes ja Venemaa ja Ukraina suhtes. Nii näiteks suhtub ainult 11% küsitletud ameeriklastelt viimase mõne päeva taguse küsitluse järgi Vladimir Putinisse positiivselt, samal ajal kui 78% suhtuvad negatiivselt. Ja loomulikult Trumpi partei esindajad toetavad Putinit natuke rohkem, aga see toetus on ikkagi äärmiselt väike. Zelenski toetab 40%, 34% suhtub negatiivselt. Vaatame, kuidas need küsitlused on peale Valge Maja kohtumist. Kui me räägime sõjast, siis tegelikult Venemaa toetab ainult 3% vastanutest ja 58% toetab Ukrainat ja 50% ameeriklastest usub, et sõjaline abi peaks jääma praegusele tasemele või suuremale. Ja ainult 4% ütleb, et Ukraina alustas sõja samal ajal kui 63% usub, et alustas Venemaa. Ehk siis tegelikult Ameerika valijad ei toeta absoluutselt Trumpi nägemust Venemaa ja Ukraina sõja kohta, mis aga ei tähenda tegelikult seda, et Ameerika valijad kuidagi tõuseksid protestina ülesse, sest tegelikult pooled toetavad Trumpi ja tema paljusid tegevusi ikkagi toetatakse. Ja kuigi välispoliitika on tähtis Ameerika valijatele, ei ole see kindlasti mitte esimesel kohal ja see ei ole ilmselt see, mis seisukoht, mis võiks kukutada Trumpi. Ehk siis vaatamata Trumpi sellisele retoorikale on tema toetus endiselt täiesti olemas, et on pettumusnoodid, aga toetus üldistes küsimustes on olemas. Kas Ukraina saab hakkama ilma USA toetuseta? On erinevad arvamused ja Financial Timesi andmetel suudaks Ukraina pidada sõda vähemalt 6 kuud ilma USA abita. Raske on hinnata, kui palju varusid on veel järel. Praegu ei ole küll sõjatandril kuidagi näha, et oleks Venemaa tõesti omalt poolt valmistumas läbirääkimisteks ja oleks tegelikult soovimas seda lõpetada. Ja kindlasti sellised Valge Maja kohtumised lisavad Putinile võidurõõmu ja kuigi nad ei ole seda otse välja näidanud, ei ole ju mõtet näidata, kuidas Trump otseselt toetab Putinit või õigemini Putini narratiivi. Siis see, kes võitis antud olukorrast, oli ikkagi Putin ja kindlasti see lisab talle veelgi julgust ja kindlasti see lisab veel ka agressiivsust võitlustandril, kui vähegi võimalik. Vaatamata sellele, et peeti läbirääkimised Istanbulis USA ja Venemaa esindajate vahel, ei olnud seal tegelikult mingid otsuseid, et ainult avalikkusesse lekkisid väikesed infokillukesed, et juttu oli lennuliinide taas avamise võimalusest või soovist ja diplomaatide uuesti riikidesse lähetamisest ja diplomaatiliste hoonete tagasiandmisest ja sellisest üldisest igapäevasest, mis ongi tegelikult ilmselt Putini viis, et hägustada sellist sõda ja viia tähelepanu eemale, rääkides täiesti tavalisest majandusküsimustest ja niimoodi samm-sammu järel taastades äritegevuse ja suhted USA vahel, et Putinil on aega ja tegelikult see on väga selline kaval taktika, mis ka Trumpile peaks meeldima, et teha diile, väikeseid diile, et kõigepealt avame lennuliinid, pärast tulevad teatud Ameerika ärid Venemaale tagasi
sest see ei ole ju enam taunitav. Siis tulevad juba suuremad ärid, siis tehakse ühiseid investeeringuid. Ma kardan, et eelnev Valge Maja kohtumine oli ainult selline väga groteskne signaal sellest, et igaüks peab oma kaitse eest tegelikult ise vastutama ja ei saa loota teiste peale, et sinu sõbrad jäävad alati sinu sõpradeks. Ja see oli ka kindlasti sõnum Euroopale, et me peame mitte ainult rääkima oma kaitsevalmidusest, vaid väga kiiresti tõhustama seda ja parandama seda ja moodustama ise oma ühisrinde. See tähendab ka looma tingimused meile relvastuse tootmiseks, looma valmiduse meile investeerida ja kiiresti luua investeerimise võimalusi kaitsetööstusesse. Mina olen ka julgeolekumaksu poolt, ehk siis kõik need reaalsed sammud, mis näitavad Putinile, et tegelikult ei ole maailm ainult Ameerika ja maailma jagamine ei toimu Ameerikaga, sest maailmal on endal valikuõigus, sõnaõigus ja enda kaitsevõimekus. Kohtumiseni jälle vähemalt järgmisel laupäeval, aga kui sündmused arenevad kiiresti, siis proovin teha ühe videoga kolmapäeva õhtul, et suur tänu veel kord ja palun vajutage subscribe nuppu selleks, et saada uuendusi, millal tulevad järgmised videod. Vaatamata kõigele ilusat nädalavahetust.